Enim kasutatud palli kontrollimise viis jalgpallis on siseküljega peatamine. Kui oluline on vallata just seda tehnikat jällegi sinu positsioonist lähtuvalt? Väga tähtis, et seal samamoodi eksimusvõimalus on väike ja kui teed vale puute, siis on ründaja juba eal ja tekib palli kaotus. Et ma arvan, kõige tähtsam ongi selle juures kõigepealt endale selgeks teha, kummale poole see pall võtta ja siis see pall ka sinnapoole viia. Et see on nagu väga tähtis element, et vastasmängija seda palli kätte ei saaks. Palli kontrollimisel pane tugijalg maha, põlvest jälle natukene kõverdatud, hoia keha püsti ja see jalg, millega palli kontrollid, keera 90-kraadise nurga alla, tõsta maast lahti, lõdvesta ja proovi jälle tabada palli tsentrisse. Ja proovi peatada pall alati natukene enda ette, et pall ei jääks keha alla, et enda eest on palli kergem sööta. Kasuta käsi tasakaalu hoidmiseks ja enda kaitsmiseks vastase eest. Päris alguses, kui palju aega selle peale kulub, et seda nii-öelda algtõed jalga saada? Jah, et selle peale samamoodi läheb väga palju aega, kuni see nii-öelda käpos on, aga õnneks ongi söödumänguga koos saab harjutada ka omaks võtmist, et need kaks elementi ühes harjutuses koos on suurepärane.